Tšauki! Me oleme praegu Karoliiniga. Tulime välja jalutama, onju. Võtsime jätsi. Nüüd lähme sinna mu kodulähedale sinna mänguväljakule. Ja istume, ostsime krõpsu. Karoliin ostis alkoholi, mina ei ostnud. Ma ostsin tomatimahla. Ja me räägime juttu ja tööst nagu ikka ja klatsime. Aga sõbralikult. Ja siis oleme nii kaua, kuni päikest on ja kuni mõnus on, onju. Aga me näeme veel. Karoliin ostis siidrit, aga kuna me tulime laste siia mänguväljakule istuma, siis arvatavasti ta siin seda juua ei saa. Elu läbi. Mina ostsin tomatimahla. Mina saan. Aga... Vaata, nad hakkavad ära minema ju kõik enam. Ei või? No, võimalik. Kell on palju ka. Kaua võib mängida. Uneaeg juba. Aga see, vaata meil töö juures oli see konkurss. Aga ma räägin teile ka, töö juures oli meil prismade vaheline selline nagu võistlus. Et mis prismal kõige paremini läheb, vaata. Majade vaheline. Jah, nagu Eesti prismade vaheline selles suhtes. Et kui arvestati seal igasuguseid asju, siis kui palju on riiulites auke ja kui hästi me müüme ja on ju. Ja töötund ja no efektiivsus selles suhtes. Ja meie prisma võitis. Tegelikult või? Sama, kuna me oma raha kätte saame. Kohe. Ma ei tea, räägiti neljapäevast. Et saab kinkekaardid. 50 eurose kinkekaardi saab. Et saame prisma siis shopata. Midagi. Tegelikult see oligi see halb uudis. Ma töö juures täna kirjutasin Karoliinile, et mul on talle hästi halb uudis, aga ma tahan näost näkku vaata rääkida reaktsioonina. Tegelikult selles suhtes meil on kõige väiksem pood ja meil on palju suuremad müügid ka Annelinnal, kes on nagu väga tunduvalt suurem meist. Meil on sõbra prisma, nii et... Kõik sõbrad oma vahel. Peaaegu. Aga jah, me oleme kõige tubli prisma Eestis. Kõikide näitajate poolest, nii et... Päris hea! Aga jah, Karoliin sööb siin nüüd tukki. No nii, täna on kolmapäev. Karoliinil oli täna vaba päev. Aga kuna ta on nii hea südamega inimene, siis tuli mulle järgi töö juurde. Käisin hommikul arsti juures. Siis ma läksin nagu kesklinnast Prisma bussiga Prismasse tööle. Siis ma nagu mõtlesin, et äkki ta viitsib mulle järgi tulla, et siis ma ei pea jala minema. Ja siis käiks nagu söömas ka juba ja nüüd me olemegi circa poole teel. Aga Karoliiniga ma väga vist circas ei olegi käinud. Oleme või? Tšau. Ega siit ristist tavaliselt ei saa ja siia jääbki lihtsalt see lihtsalt jääb. Tegin ühe feili iga töö juures täna. Laste toidud on niimoodi, et nad tulevad tavaliselt 6 pakkidena nagu meile sisse, aga me teeme 6 pakid lahti ja üksikud nagu siis kliendid ostavad. Aga kuna meil nüüd homme on osta ära, siuke kampaania, siuke suurem, siis neid tuli suure alusega, aluse täis, kõrge aluse täis. Ja nad kõik olid kinni ära nagu komplekteeritud selles suhtes, et ühed ühele pandud ja teised asjad teisele poole. Ja mina siis muidugi automaatselt läksin ja hakkasin neid pakke lahti tegema, neid 6 pakke. Saime minema siit koha pealt. Hakkasin neid lahti tegema, sest et ma ei ole kunagi neid samuseid pakke müünud nagu kinniselt. Ma ei teadnud isegi, kas see... Jah, ma mõtlengi, et ma ei tea, kas see triipkoodki sealt pealt nagu läbi läheb kassas või niimoodi. Ja siis ma läksin hinnasildi tegema ja vaatan hinnasildi peale, et see maksab 4 eurot millegagi. Mõtlesin, 1 pakk maksab 4 eurot või. Aga no seal oli mõelda 6 pakki siis. Ja siis me juhatajaga läksime koos, teipisime kinni kõik uuesti ja täitsa tore oli. Nii, ütleme, mitu pakki seal peal võis olla, mingi 40 pakki või? No meil on tunnipalk. Jah, tunnipalk. Nii et paet ei ole. Võta rahulikult oma aeg ja teipi.
imelik oli see, oleks ma kellegi teisega teipi, ma oleks rahulikult võtnud, aga noh, juhataja oli, siis ma nagu... Siis nagu jah, veits pidi kiirustama. Käed värisid ja... Sa tiiti värisid. Liisid värisivad, mul ei värisi. Varsti oleme kohal. Nii, mis sa võtsid siis? Mis te arvate? Purksi. Ikka grillvorsti praegu. Aga grilltagu kastme ka, et ta saaks haista. Aga no mina samuti. Aga ma võtsin selle kanafilee steigi. Eelmkord oli räigelt hea krõbe ja siis ma mõtlesin, ma proovin seekord ka. Nendes grillvorstidest on juba suht ära tüütanud. Ja teeme ikka selle... Teeme ikka selle traditsioonilise esimese ampsu, Karolin. Oi, kui tubli. Ja ei ole nii hea. Ja vaat see on see, kes kuidas harjunud on nagu. Kasmega võiks parem. Praeleivad oleks räigelt head selle kasmega. Selles suhtes, et mina söön friikaid alati näppudega, et mina friikaid ei söö kahviga. See on liiga matš. Kuidas saad friikaid süüa kahviga? Vahest saab. Mis on see eriti vängel küslavaasle? Kui seekord isegi on päris hea. Ja siin on käisime vist, kui toredaid kartuid. Kas me käisime seal teises? Ma mõtlen, siin vist ei ole siin käinud. Ei, siin käisime ka. Tookord, kui me sul seda... Seal istusime, purksisime on ja. Kui me seal tööl olime. Öösel või? Seda võime ätta. Inventuuri. No nüüd ei saa välja või? Ei saa välja. Pane see vorst üle, pole kahvli otsaga. Mineka. Juba uus tükk tuleks namba vahel. Namba vahed nii suured. Selle video ongi see, kui Karolin otsib enda namba vahet see tükki. Ma räägin. Saa aru, kus namba vahed on. Nagu kõval pool. Kus ta on? Sa oled tule välja. Vahet ei ole. Nii kui läheb varsti uut sinna vahele. Tuttaval näoga tšiksi ei tükta. Vaata kohe. Saa aru siit tilkade vahelt. Ta pani praegu kojamehed tööle, et näha, kes seisab seal. Kurat, oleks on filmida. Ära naera. Teisel on häbi pärast. Mina ei suuda ennast kinni hoida. Küsisin praegu Karolini käest, et kas ta tahab, et ma teeks marki. Ma teeks marki või? Keegi juba tegi, kukkus pikali põhimõtteliselt meie ees. No, see on lähedal. Ei saanudki marki teha. Aga me oleme praegu kaubamajas. Karolin läks katki kinni. Nagu Kaili läheb katki kinni. Elu kiirem. Oli jah? Ei, midagi ütlnud. See oli see. Juba siukse näevad, et tema ei tea midagi. Te teed huuled ka valgad. Teil eemus nii ära. Aga ühesõnaga me käisime nüüd kaubamajas. Karolin ostis endale lõhna. Ma tahtsin ka osta, aga siis tuli mul niimoodi juba raha. No mul oleks olnud, kui ma oleks pannud siin oma pangakaardid ja sulad kõik kokku, aga noh, ma ei hakanud seal niimoodi rolli mängima. Ju siis tähendab see seda, et mul ei ole seda lõhna vaja. Ma küsin Karolini käest, kui mul vaja on. Ja muide maisekski samamoodi. Siis ei saaks aru, kas tuleb Karolin või tuleb Laura. Haisime ikka samamoodi. Nüüd siis Karolin vist viib mu koju ja siis läheb enda koju. Loogiliselt. Raske on. Läks kinni või raudselt ei läinud. Karolin kohe karjub siis, kui uks kinni ei läinud.
oled ikka junn küll. Nii hulka. Sa vaataks nagu Jumala poole, kui sa jood. Tänan Jumalat selle Coca-Cola. Mul lõhnaid ja asja on üleval. On jah. Sikke suht räige. Ma ei saa autosse tuleb sitta krambi. Arve? Paar ikka tuleb. Paar krambi või? Paar krambi ikka tuleb. No suudu. Siit trügime vahele see. Oi, kuhu mul see lool pööratud on? Mul on üks küsimus ka teile. Et ma panen sinna, kohe ütlen kuhu siia, panen selle väikse i-täpikese, kus te siis vaatate peale ja saate vastata sellisele küsimusele nagu, mis kellaajal oleks kõige parem, kui ma paneksin videot ülesse? Nagu mis kellaaeg te vaatate kõige rohkem seda? Ma panen nii umbes 3-tunniste vahedega nagu hommikul 9-12 ja nii edasi. Et siis valige sealt ja andke mulle teada. Mis kell, Karolin, sina tavaliselt minu videot vaatad? Hommikul kell 5. Vara hommikul kohe, nii kui ärkad. Selles suhtes ma olen üritanud panna videot üles umbes kella 5 ajal päeval. Et et 5 ajal, et siis nagu inimesed tulevad töölt või koolist, siis nagu tulevad koju. No võib-olla see on ka vale sellepärast, et nad igaüks ju hakkab sööma või on tegemisi pärast tööd. Söögi kõrvale ja vaadata. No tegelikult jah, mina vaataks ka söögi kõrval. Ma tavaliselt vaatangi alati kõik vlogid pärast tööd nagu, siis kui ma söön. Krõps. Ja siis aga mõni vaatab näiteks alles õhtul enne magama minekut, ma tean, on ja? On neid ka. On ja vaatab. Aga no, iial ei tea, mõni vaatab alles hommikul, mitte alles, vaid juba. Või mina ei tea, oleneb, mis kellaajal ma video ülesse panen. Siis ma teaksin nagu kuna ülesse panna, et nagu võimalikult palju teist näeks seda. Eks ole? Eks ju, on ja. Tahaksid muusikat ei ole kuuldagi, meil esi mingi pam-pam. Tahaks veespaasse minna. Kes veespaast käinud on, siis öelge, kui huvitav seal ja lahe on. Mu eesti keel on väga super. Kui huvitav seal ja lahe on. See on pasito. Pasito. Selle lauluga on see, et ükskord Karoliniga käisime ka kuskil ja siis see laul käis, ma vist kuulsin esimest korda seda, see pasito, see kohti nagu kummitama ja siis läksin koju ja Toni oli ka kodus. Siis ma laulsin talle naljaga pasito, aga ma teadsin ise südames ja ajus, et need sõnad on valed. Nagu, et siis ma lollitasingi täiega, et nagu, valed sõnad, vaata vahepeal ikka ei saa sõnadest aru ja siis laulad kaasa valesti. Pasito ja kõvasti valesti. Ja siis kui ma järgmine kord see laulu uuesti kuulsin, seal oligi pasito ja siis ma mingi sattusin jumala ekstaasi. Seal ongi, ma laulsin õigesti umbes niimoodi. Siis Toni vaatas küll oli naaga mulle otsa, mis mõttes. No aga sellegi poolest ikkagi armastab mind. Loodad ennast sulle. Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito. Para que yo se quede contigo. Ikka kõvasti ja valesti. Ikka. Rõõmsat kolmapäeva jätku sulle. Ei ole tasa. Aga mina arvan, et kuna Karolin viib mu ilusti koju praegu, siis ma lähen ilusti koju praegu. Kas sa ikka viid? Võib-olla viib kuskile metsa. Aga lasin sellega öelda, nüüd läks kollaseks. Ja nüüd ei saagi. Aga ma tahtsin ole vait. Tahtsin sellega seda öelda, et
ma nüüd selle vlogi lõpetan, arvatavasti mul sai vist piisavalt materjali, küll mitte väga tegusat ja huvitavat, aga midagi ikka. Mõni inimene on mulle öelnud küll, et ma vlogiks kas või niisama, nagu mis ma koduski teen ja kõike sellist. No see on see, mis ma kodus teen praegu. Et jah, selleks korraks on kõik. Kindlasti paadake ka subscribe nupule, sest mul saab varsti 1000 subscriberit täis. Ja see peab täis saama nii ruttu kui võimalik, sellepärast, et kui... Magic video! Magic. Tegelikult võib küll Magic'uks nimetada seda. Mine nüüd! Aga jah, ühesõnaga mitu korda ma lõpetan seda juba. Pange kindlasti ka see üks klõpsugi. Pajutage kindlasti ka subscribe nupu peale, kui te ei ole seda veel teinud, et te jääks iialgi ilma minu uuest videost. Ja kui mul saab 1000 subscriberit täis, siis läheb üles väga vinge video, mis kindlasti meeldib päris paljudele, kui mitte kõigile. Saad aru, bussid sõidavad. See on bussid. Karolin närrab siin kõrval. Ja ma arvan, see video meeldib päris paljudele. Jah. Et siis selleks korraks kõik. Järgmises näeme. Tšau! Tšau! Despacito, quiero